Tere tulemast meie alustava investori baaskursusele, milles me siis tutvustame makromajanduslikke näitajaid, et investeerida saab teatavasti mitut moodi, et saab spekuleerida, saab teha tehnilist analüüsi, fundamentaalanalüüsi, saab seda teha lihtsalt kõhutunde järgi, aga kui on eesmärk vähegi pikemalt või pikemas perspektiivis investeerida, siis on kindlasti kasulik ka orienteeruda makromajanduslikus maailmas. Tänase seminari eesmärk on kindlasti püsida sellises lihtsas raamistikus, et puudutame kõige olulisemaid teemasid. Aga mis on üldse makroökonoomika? Et see on siis teadusharu, mis siis uurib majanduse kui terviku käitumist mingis kindlas piirkonnas. Et alati räägitakse siis sellest mingis kindlas piirkonnas ikkagi, et on see siis riigi tasandil või ka globaalmajanduse kontekstis, et mis hõlmab siis tervet maailma, et sellised piirid on siis alati püstitatud, et kui kuskil mingisugust majandusuudist kuulete või näete, et siis tasub enda jaoks kindlasti selgeks teha, et mis piirkonna kohta siis jutt käib. Et makroökonoomika kõrval on ka olemas tegelikult mikroökonoomika, et kui makroökonoomika keskendub majandusele kui tervikule, et siis mikroökonoomika puudutab siis selliste üksikute majandussubjektide dünaamikat, et ettevõtted, organisatsioonid ja nii edasi, et mikroökonoomikat kindlasti puudutatakse rohkem selles seminaris, kus siis tutvustatakse ettevõtte fundamentaalanalüüsi poolt. Aga kui nüüd määrata selleks piirkonnaks riik, siis võiks riigi sellised peamised makromajanduspoliitilised eesmärgid siis kokku võtta 4 alaosana. Et selleks on siis pidev majanduskasv, et SKP ei ole kindlasti kellelegi võõras termin, siis kõrge tööhõive, et räägime me seal siis tööpuudusest, tööhõive määrast või veel mingist kolmandast näitajast. Hindade stabiilsus, kõik on, mis siis on seotud inflatsiooniga ja ka stabiilne maksebilanss on tegelikult oluline makromajanduspoliitiline eesmärk, mis siis oma olemuselt on siis riigi poolt siis välja eksporditud tooted ja teenused miinus siis sissepoole imporditud tooted ja teenused. Et kõikidest nendest 4 teemast me täna ka räägime, välja arvatud siis 4. teema, see stabiilne maksebilanss, et kuna see on selline pikem ja keerulisem teema ja võib-olla ta ei olegi tänases makromajanduslikus olukorras kõige tähtsam, et selle asemel, mis räägime hoopis keskpankade tegevusest, ehk siis kõik, mis puudutab rahapoliitikat, et kindlasti keskpankade tegevus mõjutab kindlasti tänaseid investoreid väga palju, et ja seda, kuidas liiguvad aktsiaturud. Aga sisemajanduse kogutoodang, et sellel on vasteid tegelikult mitu, on SKP, inglise keeles GDP, ja tegelikult kõige rohkem kasutatakse SKP-d, et SKT on selline mitte soovitatav väljend, natukene vananenud, et see on siis sisemajanduse kogutoodang, et sisulist erinevust neil ei ole, aga rohkem siis kasutatakse SKP-d. Et SKP on siis jällegi mingis kindlas regioonis, siis kõigi toodud toodete ja teenuste koguväärtus näiteks 1 aasta jooksul. Et kui me selleks regiooniks nüüd võtame Eesti, siis SKP saamiseks me siis võtamegi kokku kõik loodud teenused ja kaubad, mis meil siis Eestis 1 aasta jooksul loodi. Siis SKP, selline natuke muudetud versioon on RKT, mis siis on rahvuslik kogutoodang ja see siis võtab arvesse mitte seda regiooni, kus see toode või teenus loodi, vaid seda rahvust siis, kes seda väärtust pakkus. Et kui näiteks Eesti ettevõtja pakub teenust välismaal, siis läheb meie RKT alla kirja. Aga kui näiteks välismaa ettevõte pakub Eestis teenust, siis RKT arvestusse ei lähe.
et SKP ja RKT erinevused ei ole väga suured, vähemalt Eestis mitte, küll aga mõnes suuremas majanduses need vahed võivad olla suuremad. Aga mis majanduskasvu mõjutab, et lühiajaliselt on seal sellised emotsionaalsemad väärtused rohkem nagu kindlustunne nii tarbijate kui ka ettevõtete hulgas, riigi eelarvepoliitika ja pankade rahastamistingimused. Et lühiajaliselt on neid tegureid kindlasti rohkem kui need 3, aga pikaajalised mõjud on üsna kindlalt siis määratletud 4 punktiga, et nendeks on siis rahvaarv, et kas meil on üldse piisavalt inimesi, kes midagi saaksid pakkuda. Teiseks siis kapital ehk raha, et kas meil on üldse piisavalt vahendeid, et ideid ja mõtteid ellu viia. Kolmandaks siis tehnoloogia, et kui palju meil on masinaid, et seda üldse teha kõike. Ja neljandaks siis ideed, et kas meil on üldse selliseid innovatiivseid ja edasiviivaid mõtteid, kuidas majandust kasvatada. SKP-d saab arvutada 3 erineval meetodil, et esimene on siis tarbimismeetod ja see siis näitab, kelle vahel see väärtuse tarbimine siis jaguneb. Et see on siis kõige levinum meetod, teine meetod on siis tootmismeetod ehk toodangust lähtudes ja neljas on tulumeetod. Kõik nende meetodite puhul SKP välja arvutada täiesti ilma vigadeta, siis need kõik 3 meetodit peaksid andma täpselt samasuguse tulemuse, et ei tohiks olla vahet, kas kasutada tarbimismeetodit, tootmismeetodit või tulumeetodit. Et tarbimismeetodi puhul siis võetakse esmalt eratarbimine, liidetakse juurde ettevõtete investeeringud edasisse tulevikku, millele siis liidetakse juurde valitsuse kulud. Neljandaks siis netoeksport, mis on siis meie poolt välja eksporditud tooted ja teenused, miinus sissepool imporditud tooted ja teenused. Tootmismeetodi puhul siis vaadatakse eelkõige seda, et milline sektor veab majandust. Et seda kasutataksegi siis, kui tahetakse teada saada, et kas majandust veab näiteks tehnoloogiasektor, tööstussektor või hoopis mingi kolmas sektor. Tulumeetod on siis võib-olla kõige vähem kasutatav meetod ja see siis näitab, milline on selline 3 peamise majandussubjekti heaolu. Ehk siis vaadatakse, kui palju on töötajatele maksud hüvitisi, kui suur on põhivarakulum ehk amortisatsioon ja kui suured on siis toodete hinna sisse arvestatud kaudsed maksud. Aga SKP-d saab siis jagada veel nominaalseks ja reaalseks majanduskasvuks, kus siis vaadatakse, millistes hindades seda SKP-d arvutatakse. Et nominaalne ehk jooksev hindades SKP siis näitab kogutoodangu väärtus antud aastal kehtinud hindades, ehk siis reaalselt hetkel eurodes siis, kui suur on meie piirkonnas loodud väärtust. Ja reaalse ehk siis püsivhindades majanduskasvu arvutamisel tuleb siis arvestada ka hinnamuutusi, ehk siis kui SKP nominaalnäitaja sisaldab hinnamõju, siis SKP reaalnäitajast on see hinnamõju siis eemaldatud ja reaalkasv näitab siis, kui palju hüvede kogus siis majanduses suurenes. Et nominaalset SKP kasvu kasutatakse peamiselt suhtarvude arvutamisel ja nende kahe meetodi vahel siis ongi peamiselt inflatsioon, ehk siis kui palju on raha hind odavnenud või kallinenud. Kui üldiselt, kui kuskil majanduskasvust räägitakse, et siis räägitakse ikkagi peamiselt reaalsest SKP-st, mis näitabki seda majanduse mahu kasvu, mitte siis jooksva väärtuse kasvu. Aga kuidas SKP siis jaguneb arenenud majandustes, et miks just arenenud majandustes, et see on siis IMF-i andmetel kokku pandud diagramm. IMF siis oma prognoosides jagab maailma majanduse siis arenenud ja arengu majandusteks. Et arengumaid nimetatakse ka tööstusriikideks, kuna vanasti nende majandust vedas just tööstussektor.
Ja nüüd on teenustesektor ja tehnoloogiasektor päris palju arenenud ka nendes riikides, nii et tööstusriigid on nende puhul pigem selline vananenud nimetus. Aga arenenud majandustes siis nagu näha, Ameerika Ühendriigid moodustavad kõige suurema osa SKP-st, järgneb eurotsoon, millele siis järgnevad veel mõned väiksemad piirkonnad. Et kui see eurotsoon nüüd jagada veel omakorda lahti, siis Saksamaa moodustab kõige suurema osa, millele järgneb siis Prantsusmaa ja Itaalia. Et Eestit sealt ei ole mõtet otsida, et Eesti moodustab siis arenenud majandustest väga, väga väikese osa. Aga nagu ma eelnevalt mainisin, siis kõige levinum meetod on tarbimismeetod SKP arvutamiseks ja seda on kasutatud ka sellel slaidil. Et nagu siit kõige esimesena silma torkab, siis Eesti majanduskasv on tegelikult eurotsooni keskmisest olnud ajalooliselt kiirem, seda peamiselt tänu ettevõtete investeeringute suurele osakaalule, mis Eestis on umbes 30% võrreldes Euroopa keskmise 23%-ga. Ja mis veel võib välja lugeda Ameerika Ühendriikide näitel, et tarbijakulutused moodustavad selles riigis peaaegu siis 2/3 kogu SKP-st. Ja see on siis kaasa toonud madala netoekspordi, ehk siis sellise suure eratarbimise võimaldamiseks tuleb siis tooteid ja teenuseid palju rohkem muudest riikidest sisse osta, kui siis suudetakse välja müüa. Tänapäeval võib-olla selline kõige enam kõneainet pakkuv näitaja on siis tarbijahinnaindeks ehk inflatsioon, mis siis eriti pärast pandeemiat on väga kiiresti kiirenenud ja ta mõõdab siis tarbekaupade teenuste hindade muutust. Tarbijahinnaindeks siis avaldatakse iga kuu, et mõõtmised tehakse kuskil kuu keskel, nii et iga kuu alguses on siis tegelikult eelneva kuu värske inflatsiooni number olemas. Inflatsiooni selline vastand on siis deflatsioon, mis on siis raha ostujõu suurenemine. Tarbija jaoks on see võib-olla kui selline positiivne nähtus, aga majanduskasvu perspektiivis seda väga ei hinnata, et pigem eelistatakse sellist stabiilset hindade kallinemist, aga sellest ma räägin lähemalt rahapoliitika alateemas. Tööturu peamise näitajana kasutatakse siis tööpuudust, mis siis definitsiooni järgi on töötute osakaal tööjõus. Et siin tasuks meeles pidada seda, et töötu ei ole kindlasti mitte iga inimene, kellel tööd ei ole, vaid ta peab siis selleks täitma ka rida nõudmisi. Üks kõige olulisemaid nõudmisi on see, et ta peab siis ise kindlasti tahtma aktiivselt tööd teha. Et kui ta tööd teha ei taha ja tal tööd ei ole, siis ta tegelikult kvalifitseerub hoopis mitteaktiivseks ja ta tegelikult arvestatakse sellisest tööjõu arvestusest hoopis välja. Et tööealise rahvastikuna siis käsitleb Eesti Statistikaamet 15–74-aastaseid, aga Eurostat siis käsitleb 15–64-aastaseid. Tööpuuduse puhul siis võib eristada tegelikult ka üsna mitmesuguseid liike, et on need siis seotud töökoha vahetusega või seotud mõne konkreetse aastaajaga. Näiteks suvehooajal on palju hooajalisi töid, mis siis vähendavad tööpuudust ajutiselt, et kui need tööd läbi saavad, siis need inimesed võivad mingiks ajaks ilma tööta jääda. Siis on olemas tsükliline tööpuudus, mis siis tuleneb ja sõltub majanduse käekäigust, et kui majandus buumib, siis kõigile justkui tegevust jagub, aga kui on majanduslangus, siis ettevõtted tõmbavad oma kulutusi kokkupoole ja koondavad töötajaid.
Et Eestis kindlasti kõige aktuaalsem on struktuurne tööpuudus, mis siis tähendab seda, et inimesed justkui tööjõu poolest oleks olemas, aga neil ei ole piisavalt oskusi, et seda tööd teha. Et kõige paremini väljendus võib-olla 2020. aasta pandeemia ajal, kui korraga siis jäid töötuks väga paljud teenindussektori töötajaid, aga samal ajal siis suurenes tööpuudus tehnoloogiasektoris. Et tavaliselt sellist tööpuudust saab reguleerida riik, kes siis pakub selliseid avalikke koolitusi ja kursusi vastavalt siis sellele, millises valdkonnas on tööjõudu rohkem vaja. Viimane osa siis tänasest seminarist on siis majanduspoliitika, et räägime keskpankadest ja rahapoliitikaga seonduvast. Et kõigepealt siis väike loetelu rahapoliitika liikidest, kirjeldamaks, et kus ta siis üldse asub ja millega ta tegeleb. Tihtipeale kiputakse arvama, et rahanduspoliitika ja rahapoliitika tähendavad justkui sama asja, aga tegelikult siis rahanduspoliitikaga tegeleb valitsus ja see on siis võrdne eelarvepoliitikaga. Et selle alla siis kuulub ka maksupoliitika, ehk siis vaadatakse, kuhu valitsus võiks investeerida, kas võtta juurde laenu või hoopis vähendada seda, milline on riigi eelarvepoliitika, et kas eelarvesse rohkem vahendeid suunata või sealt hoopis koomale tõmmata. Ja rahapoliitika on see siis, millega tegelevad keskpangad ja on seotud siis eelkõige intressimääradega ja samuti siis raha hulgaga majanduses. Ja samuti siis rahapoliitika koha pealt siis keskpank vaatleb vahetuskurssi ja kapitali liikumist. Ehk siis rahanduspoliitika ja rahapoliitika on omavahel kaks täiesti erinevat asja. Ja rahapoliitika mõiste võiks kokku võtta siis sellise mõttena, et ta hõlmab kõiki otsuseid, mis on tehtud riigi juhtimises. Et seda siis, nagu öeldud, tehakse üldjuhul valitsuse poolt, eelkõige siis arenevates riikides, kus siis keskpanga siis otsused sünnivad ilma siis valitsuse panuseta üldjuhul, et arengumaades on ka rohkem seda, et otsused sünnivad koostöös valitsusega, aga klassikalises mõistes siis rahapoliitika peaks olema täiesti sõltumatu valitsusest, et kui need kaks asja omavahel põimuma kipuvad, et siis majanduse jaoks üldjuhul midagi head ei tähenda. Euroala siis rahapoliitilistest meetmetest siis nii palju, et üldiselt euroalas siis üritatakse hoida inflatsiooni 2% tasemel, et kuigi on olnud ka perioode, kus see on 2% näiteks allpool olnud ja tegelikult sarnaselt on ka oma inflatsiooni eesmärgi sõnastatud ka USA keskpank ehk siis Föderaalreserv. Ja tegelikult ka paljude teiste riikide inflatsiooni eesmärk on seal 2% lähedal. Ja nagu viimane punkt ütleb, et kui finantssektor toimib hästi, siis piisab eesmärgi saavutamiseks siis tavapärastest meetmetest, mis siis ongi intressimäärade muutmine. Üks võib-olla kõige põletavamaid küsimusi tarbijate seas on see, et miks hinnad üldse tõusma peavad. Et palju mugavam oleks see, et hinnad hoopis langeksid, meil jääks rohkem raha tarbimiseks, aga just majanduskasvu perspektiivist hinnatakse sellist stabiilset inflatsiooni, et kui inflatsioon on ülespoole, siis ettevõtted ka näevad, et nende investeeringute väärtus suureneb ja see julgustab siis tegema uusi investeeringuid. Et seeläbi siis ettevõtete lisandväärtus suureneb. Üks peamisi põhjusi on kindlasti ka see, et Euroopas tervikuna on siis ühiskond suuresti laenudele toetav, siis selline mõõdukas inflatsioon aitab laenuvõtjaid siis laenude tagasimaksmisel ja seda seeläbi, et siis laenu väärtus justkui
kahaneb inflatsiooni kaasabil siis justkui nagu iseenesest, et kui meil oleks deflatsioon, siis oleks laenude tagastamine keerulisem. Aga deflatsioon võib olla ka hea, aga seda siis peamiselt innovatsiooni ja tehnoloogia arengu näitel. Et kui mõelda erinevate kaubarühmade peale, siis deflatsiooni oleme näinud võib-olla sidevaldkonnas ja kommunikatsiooniteenuste valdkonnas. Et see ei tähenda tingimata seda, et me oma telekapaketi eest maksaksime eurodes iga aasta vähem, aga üldiselt need hinnad ikkagi kasvavad, aga see tehnoloogia areng ja innovatsioon selles valdkonnas tähendab siis seda, et selle sama raha eest me saame tegelikult palju rohkem väärtust. Ehk siis kvaliteet kasvab oluliselt, et selline kvaliteediväärtus suureneb, mis siis tekitab natuke sellise deflatsioonilise olukorra. Aga miks just 2% on keskpangad seadnud inflatsiooni eesmärgiks? Et sellele on keskpangad ka ise mõned selgitused välja toonud. Et üks, mida kindlasti tasub arvesse võtta, on see, et kuna euroala koosneb väga paljudest erinevatest riikidest, siis aitab toime tulla erinevate riikide inflatsioonimääradega. Kui me näiteks sihiksime euroalale 0% inflatsiooni, siis tähendaks statistilise keskmisena juba seda, et mõnedes riikides peaks olema deflatsioon ja mujal jällegi peaks olema inflatsioon kõrgem. Et see ei ole siis kindlasti olukord, mida keskpank saavutada tahaks. Ja inflatsiooni eesmärgist rääkides peetakse üldjuhul silmas siis keskpikka perspektiivi, mis tegelikult kuude ja aastatena või aastate arvuna on tegelikult jäetud defineerimata, kuna siis rahapoliitika toimib väga aeglaselt ja selle mõjud siis jõuavad majandusse päris pika viitega. Et kui keskpank kasutaks selliseid majandust väga järsult mõjutavaid meetmeid või hinnakasvu mõjutavaid meetmeid, siis tekitaks sellist soovimatut volatiilsust hindades. Ehk siis hakkaks käima selline üles-alla dünaamika, mis siis jällegi majanduse käekäigu seisukohast ei oleks kindlasti hea. Aga mida tänasest seminarist meelde jätta, et kindlasti on oluline see, et teil oleksid selged need põhimõtted, kuidas mingile majandust mõjutaval teemale läheneda. Et näiteks tööturu puhul on kõige olulisem see, et töötu on siis inimene, kes tahab tööd teha ja ta otsib aktiivselt tööd ja mitteaktiivsed inimesed, kes siis tööd teha ei taha, et neid siis üldse tööjõu arvestusse ei loetagi. Et rahapoliitika alateemast kindlasti tasuks eristada rahapoliitikat, millega siis tegeleb keskpank ja mis on siis seotud intressimäärade ja kapitali liikumisega. Ja valitsus siis teeb rahanduspoliitikat, mis on siis seotud eelarvepoliitikaga. Ja SKP-d saab siis arvutada mitmel erineval meetodil. Need on siis kulumeetod, tulumeetod ja sissetulekumeetod. Ja tööturu puhul üldiselt siis tuleks teada ka seda, et siis Eestis on just struktuurne tööpuudus kõige aktuaalsem teema. Et jah, sellised nüansid on kindlasti väga oluline endale selgeks teha, et kui kuskil mingit uudist nende näitajate kohta loete, et siis teil juba tekivad seosed, et mida see täpselt näitab ja mõõdab ja mida ta ei näita. Aga aitäh kuulamast. Kuulake kindlasti ka meie teisi seminare, et investeerimismaailmas veelgi paremini orienteeruda. Aitäh!